linnade kujunemisesse ja linna ehitusse. Mõned algmaterjalid või raamatud. Edmund Bacon, see on 95. aastal välja antud, aga tegelikult see on 80. aastatel välja antud raamat Design of Cities. Edmund Bacon on äärmiselt läbinägelik arhitektuuri ajaloolane Ameerika Ühendriikidest, kes on võimeline näitama kontseptuaalsel tasemel üsna lihtsalt kirjeldama, kuidas mitmetigi kaunis keerulised linnalised protsessid tegelikult arenevad. Olen sellest õppinud omal ajal, väga kaua aega tagasi siin koolis, kui see raamat meie raamatukogus oli ja soovitan seda ka teile. Teine raamat, mida võiks vaadata, sirvida teatud kohtadest, kus on tegemist planeerimise ja linnade ja suuremate struktuuride kirjeldamisega, on kahtlemata Spiro Kostovi raamat History of Architecture, Settings and Rituals. Aga see on meile juba tuntud arhitektuuri ajaloost see raamat. See ei ole kohustuslik, küll aga on kohustuslikud need kaks raamatut. Spiro Kostov, The City Assembled, Elements of Urban Form Through History, City Shaped, Urban Patterns and Meanings Through History. Ja need mõlemad on väga mahukad, korralikud selle mehe loengute elutöö raamatud. Pärast, kui te mulle meelde tuletate, siis ma panen PDF-ina selle loengu konspektiga üles, et selles mõttes ei ole nüüd nii väga oluline märkmeid teha, kui need just vajalikud ei ole, et need leiab üles. Et tähtsam on kuulata ja kaasa mõelda. Ja siis juba natukese kõrgem tase järgmises kihistuseks oleks siis Benevolo 71. aastal välja antud linnaehituse raamat Origins of Modern Town Planning, mis on siiamaani üks mahukamaid ja parimaid raamatuid, mis olemas on. Ja siis juba väga spetsiifiline Joseph Rickwert, minu lemmikkoolkonna mees The Idea of Town. Ja Rickwert on selles mõttes oluline vaadata, et ta oskab ühiskondlikele protsessidele, mis linnadega seotud on, ja lihtsatele geomeetrilistele väljendustele linnade kujunemises oskab anda kontseptuaalselt väga häid, arusaadavaid ja mõnes mõttes tegelikkusele iseloomulikult keerulisi selgitusi. Need oleksid need raamatud, mida võib lugeda. 2 Spiro Kostovi raamatut on kohustuslik kirjandus jaanipäevaks. Nüüd aga muidugi on veel palju kirjandust, mida võiks vaadata. Siin on näiteks Richard Sennett, kes jättis mulle sügava mulje just nimelt oma käsitlusega nähtuste detailidest. Vaadake, arhitektuuri ajalood tihtipeale on kirjutatud maha eelmiste arhitektuuri ajalugude raamatute põhjal täiendatud, nii et sellised lihtsustatud skeemid, mis ühe või teise autori poolt on muutunud mainstream kasutusalaks, jätkuvad ühest ajalooraamatust teise. Nüüd, tõsi ta on, et ajaloo täpseks vaatamiseks peame me tundma allikaid ja võib-olla arhitektuuri ja linnaehituse puhul, mis on olulisemgi, peame tundma detaile. Niipea, kui me jõuame detailideni, hakkavad asjad paistma ja saavad olla interpreteeritud hoopis teistmoodi. Ja Richard Sennett siin selles raamatus The Fall of Public Man vaatab 18. ja 19. sajandi kohviku kultuuri kujunemist Pariisis ja Londonis. Ja teeb sellest kaugele ulatuvaid järeldusi sotsiaalsest struktuurist, ühiskonna toimimisest, tõekspidamistest ja ühtlasi näitab, mis mulle oli suur üllatus, näitab, kui me tihtipeale kujutame, et inimene ei ole väga palju muutunud selle ajaloo vältel, et siis need suhtumised ja skeemid, kuidas ühiskond toimib, on ikkagi äärmiselt palju muutunud, kui me võrdleme isegi 100 või 200 aasta taguste kultuurinähtustega. Ja muidugi siis meie oma raamatud, kust võib-olla olulisem on Tallinn keskajal, linnaehitus 13.–14. sajandili, selle kompaktne kontseptsioon Tallinna linnaehituslikust kujunemisest professor Rein Soobeli poolt. Kes on seda lugenud? Palun käega märku anda. Kes on seda vaadanud?
palun käega märku anda. Kes on selle kaant näinud, palun käega märku anda. Enam-vähem siiski on. See ei ole selline raamat, mida peab lugema ühe korraga, aga see on raamat, mida võib lehitseda ja vaadata ja seal tekib mõni huvitav koht, siis tasub selle kohta lugeda. Et mõlemad need raamatud, eriti keskaegsed kindlustused, see on paks, pikk, põhjalik, detailne ülevaade, seda ei jõua ühe korraga, kui väga spetsiifilist huvi ei ole, läbi lugeda. Küll aga võib sealt siis nagu leida neid kohti, mis on tõesti olulised ja huvitavad. Aga Tallinn keskajal seda ma soovitan küll ja praegu meil on plaan anda see välja uuesti digitaalselt uute piltide ja galeriidega, nii et võimalik ka, et see teie eksamitöö sisaldab endas mingisuguse 200–300 pildi pildistamist ja nende üleslaadimist. Miks 200–300 pilti? Vastus on väga lihtne, mõni tuleb ikka välja. Ja arhitektuuriajaloo üliõpilased eelmise semestri eest seda tegid ja seal on väga palju häid pilte. Ma kontrollisin seda, mis tähendab seda, kui te panete sinna oma nimed ja nii-öelda autorluse sisse, siis me ka avaldame need, kui nad on sobilikud ja sobivad sellesse konkreetsesse raamatusse. Nii. Nüüd aga avaliku ruumi juurde. Esimene avalik ruum, mida me peaksime vaatama, mis oma kujutluspildi ja maailmavaate, oma väärtushinnangutega on jätnud igasugusele ühiskondlikule või avalikule ruumile oma jälje, kahtlemata kujutatud Albrecht Düreri poolt sellel gravüüril. Me jätame kõrvale psühholoogilised tüübid, mida kirjeldab loomade hulk seal alumises kihistuses, jätame kõrvale papagoi, jätame kõrvale viigilehed ja viigipuud, isegi selle soku seal üleval mäe otsas ja pöörame tähelepanu sellele, et see on esimene tänase päevani kehtiv müüt, mis räägib kujutletavast ja kujutatavast avalikust ruumist, ehk siis paradiisist. See tuntud näide ja lugu on muidugi, et paradiisis on õunapuu ja mao mahitusel Eeva võtab õuna ja võrgutab Aadama seda sööma. See on muidugi väga lihtsustatud tähelepanek. Algupäraselt piiblis ega Talmudis, kus Eedeni aeda on põhjalikumalt kirjeldatud, ei ole tegemist õunapuuga, vaid on tegemist kahe puuga. Siis üks on elupuu ja teine on teadmiste puu, tarkuse puu. Elupuu on see, mis annab igavese elu, teadmiste puu on see, mis annab väärtushinnangud, lisaks siis teadmistele. Ja suure tõenäosusega on siin siis tegemist viigipuuga. Meie jaoks võib-olla on oluline sõna paradiis, mille teiseks nimetuseks on Eedeni aed. Tuleb ta siis läbi vanaprantsuse ja ladina keele paradiis, paradiisus, kreeka keel paradeisos, viidates pargile ja paradiisile. Ja algupärane proto-indo-Euroopa tüvi on siis teih, millest võimalik, et tuleb ingliskeelne tau ehk tainas, aga teih ehk teha või ehitada, midagi korda viia. Proto-indo-Euroopa tüved on selles mõttes väga sünteetilised, et ühe ja sama hääliku rühma all on pandud väga palju erinevaid tähendusi. Ja kreekakeelne ja ka vana sumeri või persiakeelne pairi või peri on meile tuntud lisand siis ümber. Perimeeter ja nii edasi. Siis pairidiz, ümber teha või ümber vormida. Aga juba paljalt selles sõnas enda tähenduses on need kolm tähtsat kontsepti. Esitleks me peame kujutama, et millelgi võib midagi ümber olla. Siis me peame kavandama, kuidas selle ümber midagi tehakse. Lõpuks tuleb see ka üldiselt ehitada. Nii et kujutlus, kavandus ja ehitus on need juba selles sõnas endas, niipea kui me selle tähenduse või etymoloogia ette võtame, on juba antud teatavad laiapõhjalised kontseptuaalsed liikumissuunad. Niisiis paradiis, midagi millegi ümber.
Siin on üks 7. sajandist enne Kristust üks bareljeef Niinivest, Sumerist, mis kirjeldab siis ühte aeda. Me näeme, et siin on palju aednikke. Aia ümber on heki või puudega piiratud piirjoon või tara või midagi, mis on ümber tehtud. Sellel on värav, seal on sissepääs, seal on väljapääs. Väravast paistab tõenäoliselt valitseja pidamas lõvijahti ja kogu selle maailma ümber on selline kaunikesti võimas sõjaväeline kord, mis justkui kaitseb seda aeda või paradiisi, kus inimesed tegelevad viljakandvate puudega. Teine selline sümbol, mida me kohe vaatame, on ka pärit Assüüriast bareljeefide kujul, kus park või loodus või paradiisi aed on keskendunud üheks elemendiks ja see element on puu. Tihtipeale selle puu kohal on päikeseketas, selle päikeseketta tiivuline olek ja antropomorfne reljeef sellel kettal laseb oletada, et tegemist on jumaliku sümboliga ja kõrged aukandjad on sümmeetriliselt asetunud siis selle tsentraalse telje ümber, kes omalt poolt on siis valvatud või kaitstud tiivuliste keerubitega. Siis keerubid algupärased inglid. Ja kui me oleme kujutanud tavapärases lihtsas meedias ette inglit sellist tiibadega olevust, siis algupärased inglid, algupärased keerubid on siis putukalaadsed. Neil on 4 tiiba. Siin ka näidatud 2 üleval ja 2 all, mis päris täpselt ei paista. Siis umbes 9. sajandist Nimrudist, Assüüriast päikesejumal Shamash ja elupuu. Elupuu suure tõenäosusega on siin komposiitne, see on juba komponeeritud. Kui me vaatame seda keskset teljelist tüve, siis see meenutab palmipuud. Sealt on hiljem tulnud ka palmipuude püha, mis on jõudnud läbi kristliku traditsiooni ka siiani välja. Kuid selle ümber suure tõenäosusega on viinamarja väädid ja need viinamarja väädid on antud sellises geomeetrilises ornamendis ja kahel pool seisavad siis võimukandjad, üleval teljeliselt määrab tähtsaks selle telje jumalik sümbol ja kahelt poolt vilja korjavad või vilja pakuvad müütilised või müstilised tegelased seda sümmeetriat rõhutamas. Jätan siit selle vahele. See motiiv jätkub ja kordub paljudes erinevates bareljeefides ja puu, siis palmipuu, mille ümber on väädid, moodustades geomeetrilise süsteemi, on erineva detailsuse või erineva täpsusega kirjeldatud nendel bareljeefidel, kuid tema vorm, selline edasikanduv vorm jääb kindlasti samaks väga paljudes näidetes. Nüüd siis keerubid. Akkadi, kuripuu, Babyloonia, karapuu ja vaadake, seal üleval on veel selline kahekordne või kõrvaim, millest me hea fantaasia korral võime tuletada ka Eesti kurivaimu, kuigi nad suure tõenäosusega ei ole omavahel seotud. Ingliskeelses traditsioonis nimetatakse neid tiivulisi olevusi siis erinevate peadega, inimpeadega ja kulli või kotka peadega nimetatakse siis džinnideks või dženi. Lihtsalt selline vaheväide. Keshtin koosneb siis 2 osast, see on puu ja elupuu. Võib-olla ka, et just sealt on tulnud viide elupuule paradiisis ja interpreteeritakse seda kui viinamarja. Viinamarja, mis on tõepoolest üks esimesi taimi, mida inimene võib suurepäraselt kasutada. Kui me kujutame ette Kreetat näiteks, kus ei ole inimesel loomulikke või looduslikke vaenlasi kiskjate näol ja kasvavad nendes orgudes, mis Kreetal on,
ka suures suvekuumuses looduslikud oliivid ja viinamarjad, siis kui me lisame sellele veel põllupidamise, siis on meil kõik algupärased kristlikud sümbolid, Kristuse veri, keha, vein ja leib ühe korraga koha peal ja oliivid jäävad veel ülegi. Aga siis Johannese ilmutusraamatus mina olen vein ja teie olete oksad, Kristuse sõnad. Ja nüüd, kui me vaataksime, kus need sündmused siis on toimunud, me näeme ka esialgseid linnalisi struktuure. Nimrudi palee, millest väga palju järgi ei ole jäänud, paikneb üleval siin siis Mesopotaamias, mis tähendab mida? Kuidas? Jõgedevaheline maa, Meso vahel ja Potamus jõgi ja Hippopotamus. Väga lihtne. See on hobune, mis elab jões, jõehobu. Ja Tigrise ja Eufrati jõe orus või selles vahelises alas, nagu me näeme ka sellelt Google'i pildilt, on tõepoolest selline üks esimesi viljakaid piirkondi, teine on siis Egiptuses Niiluse orus ja oletatakse, et Anatooliast siin kusagil nende vahel hakkab levima üle maailma viljakasvatus. Umbes aastal 6000 aastat enne Kristust hakkab ta liikuma ja kui me võtame sellise indoeuroopaliku keele selgituse või kirjelduse, siis ta liigub umbes 1–2 kilomeetrit aastas. See teadmine liigub koos indoeuroopa keeltega üle Euroopa. Nii et põhimõtteliselt, kui ma ükskord seda läbi arvutasin, siis võib-olla tõesti, et 6000 aastaga peaks ta jõudma Eesti aladele. Ja Eesti aladele ta jõuab ja siin on üks omapärane seik, millel ei ole päris täpset selgitust, mis ei kuulu meie loengu juurde, aga väärib siiski märkimist, et selline vili nagu rukis, keegi ei taha võtta selle algupära endale. Kui me vaatame Skandinaavia etümoloogilisi sõnastikke, siis need ütlevad, et see tuleb ida poolt. Kui me vaatame Soome omasid, Eestis kahjuks ei ole häid etümoloogilisi sõnaraamatuid, siis Soome omad ütlevad, et see tuleb lääne poolt, nii et siin on meil selline väikene hüpoteetiline võimalus, et algupärase nimega vili rugis, mis siiamaani on eesti keeles äratuntavalt säilinud, on tekkinud kusagil siin lääne ja ida piiril ja muutunud üheks oluliseks viljaks seetõttu, et ta on 2-aastane vili. Siin on sama motiiv, mis on tegelikult oma vormilise ja tähendusliku struktuurina jõudnud tänase päevani välja, on veel kirjeldatud 9. sajandil enne Kristust selliste rõngas pitseritega, mida pandi siis kirjade peale. Ja võib-olla ongi siin õige sissejuhatavalt nimetada, et kiri tekib ju ikkagi siis, kui on suurem grupp inimesi koos või kui on vaja kaugemate maade taha kirjeldada teatud protsesse, mis teeb loomulikuks, et töötatakse välja eelkõige kaupmeeste poolt teatav märkide süsteem, mis võimaldab kontrollida kaupade liikumist ja nende koguseid, sest ega kellelgi ju päris täpselt meeles ei ole. Lisaks veel arvutamise keerukus, millised kaubad kuhu liiguvad. Nii et kiri ja kirjade autentsus kahtlemata tuleb koos suuremate inimühendustega. Nüüd Briti muuseumis, ja ma olen seal mitu korda käinud ja siiski on tähelepanuta jäänud see, et Niinive aeda on kirjeldatud paaril sellisel religioossel basseinil või vannil ja arvatakse, et võib-olla, et siin on tegemist just paradiisiaia või Babyloonia ühe maailmaimega, siis Babyloonia aedade kirjeldusega. Mis on aga omapärane seal on, et paradiisile ja paradiisiaiale
iseloomulik on, et sealt lähtuvad veed, et siis jõed või ojad kerkivad just nimelt sellest pühalikust ja tähelepanuväärsest kohast ja siin on isegi spetsiaalselt näidatud, kuidas jumalik jõud hoiab neid anumaid, millest vesi voolab ja annab meile viljaka elu.